Ma arvan, seal on väga palju küsimärke, seal on väga palju ebakindlust ja ebakindlust tuleneb ka sellest, et tegelikult iga hommik ärgates on mingisugune järgmine kas uudis või mingisugune midagi jälle vahepeal juhtunud. Kuidas vastata USA tollitariifide kehtestamisele? Milline on seis Euroopas? Kuidas meie majandus hakkama saab? Need on vaid paar küsimust tänasest arutelust seoses Euroopa ja Ameerika vaheliste suhetega. Mingisugusest suurest selgusest ei ole ka täna ikkagi veel põhjust rääkida, sest nagu me oleme näinud ka Ühendriikide poolt, need sõnumid on väga heitlikud. Ameerika president kehtestab endale sobivaid reegleid, mille üle ka ameeriklased ise kohati pead vangutavad. There's people who see the economic benefits of it and they think that, with these tariffs, the United States could become an economic powerhouse, a financial powerhouse of the world. And obviously that's what Trump wants. And I can definitely see that point of view for sure. But at the end of the day, it's going to come with the downsides, and those downsides are going to be that it's ultimately going to negatively affect a lot of our international relations, not only with Europe, but with the whole entire world as well. And we can see that happening. Kõigil on selge see, et Euroopas tuleb valmis olla ise hakkama saada. Keegi muidugi ei looda, et USA-ga suhted nii halvaks lähevad, et enam üksteise peale loota ei saa ja koostööd üldse ei toimu, aga ka siin Strasbourgi parlamendis valmistutakse selleks ette, et tugevdada Euroopa majandust. Täna on see, et väga palju Euroopa ettevõtjad on kolinud Euroopast välja, kuna puudub stabiilsus ja väga palju hoopis eelarvet kulub tegelikult regulatsioonide järgimisele, mitte innovatsiooni arendamisele, mitte töökohtade loomisele, kasumi suurendamisele. Euroopa vaatevinklist parim lahendus oleks kindlasti leppida kokku mõistlikus vastastikku kasulikus kauplemisrežiimis, aga see kindlasti ei saa tähendada seda, et Euroopa kapituleerub Ameerika Ühendriikide nõudmiste ees ja aktsepteerib seda, et Euroopa tööstused peaksid oma tootmise üle kolima Ameerika Ühendriikidesse. The Europeans are afraid a little bit about what's going on. Is it right to be afraid? Oh, 100%. I mean, I'm afraid and I'm a US citizen. You know, it's like my family's been affected by this as well. My dad's running a small business and obviously the tariffs affected him hugely. So it's not only scaring Europe, it's scaring a lot of American citizens as well. And I think part of it for us right now is we have no choice but to kind of just trust in the process.